Tere! Mina olen Anu ja tervitan teilt Tallinna Teeninduskoolist. Tallinna Teeninduskool ehk TEKO on Põhja-Eesti suurim teenindusvaldkonna ametikool. Meie koolis saab õppida majutamise, toitlustamise, toiduainete tehnoloogia, kaubanduse ja iluteeninduse õppekavadel. Mis need siis maakeel ja kõigile arusaadavalt on? Eelkõige me oleme tuntud kui kokakool. Ehk siis meile saab tulla põhikooli järgselt või ka gümnaasiumi lõpetanuna õppima kokaks. Kui koka kutseeksam on tehtud ja kutse omandatud, siis me ootame kõiki tagasi juba järgmise taseme kutseõppele, kas siis liha, kala, magustoidu või vegan kokaks. Kui Michelini tärnid ja kokaskeene väga ei köida, siis saab meil õppida ka maailma parimaks magusameistriks. Ehk siis põhikooli järgsena saab tulla õppida pagarkondiitriks, gümnaasiumihariduse baasil kondiitriks. Ja kui akadeemiliste võimetega ei ole just maailma kõige paremini läinud, siis ootame ka põhihariduse nõudeta õppima abipagariks. Aga kuidas jõuab toit restorani köögist kliendini? Selleks on vaja liimi, mis mõlemad pooled kokku sulatab ja meie mõistes on selleks toitlustusteenindaja. Ehk siis tavaliselt on tema ametinimetus kelner. Või kui on juba töökogemus olemas, siis võib tulla ja õppida vanemkelneriks. Miks on toitlustusteenindus maailma kõige ägedam ala? On see, et 3 aasta jooksul, mille jooksul omandatakse kutsekeskharidus, õpitakse mitte ainult žonglöörima taldrikute ja kahvlitega või maailma kõige ägedamal viisil toitu valmistama ehk siis flambeerima, vaid tehakse ka läbi samasugune abikokka moodul, nagu muidu õpivad kokad. Ehk siis ongi toitlustus ja teenindus on selles ametis kokku saanud. Aga kui ei köida toitlustusvaldkond, siis äkki kõnetab hoopis majutusvaldkond. Ehk siis meil saab õppida põhihariduse järgselt hotelliteenindust või gümnaasiumi järgselt vastuvõtu administraatoriks. Ja kui juba majutusteenindaja kutse on omandatud, siis ootame jällegi kõiki tagasi õppima 5. taseme kutsetasemel majutusettevõtte juhtimist, kust siis peaks tulema ja saama nendest kõikide Eesti parimate majutusasutustega siis juhid või osakonnajuhid või miks ka mitte rahvusvaheliste hotellikettide osakondade juhid. Nii, aga hotellid ei paku ju ainult majutusvõimalust, vaid ka lisateenuseid. Restoranid on enam-vähem kõigil söögikohtadel, aga alati on veel vaja midagi, mis muudab selle majutusasutuse eriliseks. Ja tihtipeale on selleks spa. Kõik me teame Saaremaa spaasid ja ka Viimsi spaad ja Ida-Virumaa spaasid. Aga sinna spaadesse on vaja ka teenindajaid ja meie juures saab õppida põhihariduse baasil. Tingimus on see, et vanus on vähemalt 18, saab õppida küünetehnikuks. Aga kui gümnaasiumiharidus on olemas, siis saab õppida meil spa-teenindajaks ja kui spa-teenindaja kutse on käes, siis saab jällegi tulla jätkuõppesse ja teha ära endale kosmeetikukutse. Aga kuidas kõik need suurepärased teenused maha müüdud saab? Selleks saab meil õppida kaubandusvaldkonnas. Saab põhihariduse baasil jällegi tingimus see, et on vanus 18 aastat ja töökohaga on lepe olemas. Saab õppida telemarketingi konsultandiks või siis müügikorraldajaks. Kaubandusvaldkonna õppekavadega on selline lugu, et kindlasti peab olema töökohaga sõlmitud töökohapõhise õppeleppe. Ehk siis päris niisama uksest sisse tulla ei saa ja õppida kaubandust. Aga see lepe ei ole kuigi keeruline endale hankida. Nii, ja millal ja kuna tuua dokumente? Dokumentide vastuvõtt koha peal algab 8. juunil. Saisis algab ta varem. Usun, et juba mai alguses võite minna ja esitada dokumente meile sisseastumiseks. Ja kindlasti on lihtne vaadata vastuvõtu tingimusi lühilingilt bit2
kaldkriips vastuvõtt ja kandideerimine toimub SAIS-is ehk siis ei ole vaja koha peale tulla. Piisab, kui teil on ID-kaart ja selle PIN 1 on ka teada ja siis saate esitada juba dokumendid kodust lahkumata. Miks meile tulla? Või kui tuled kaugemalt ja Tallinnas elukohta ei ole, siis see ei ole üldse probleem, sest meil on hostel. Tulete, esitate avalduse, kas siis koha peal või üle SAIS-i ja märgite ära, et te vajate ka kohta õpilaskodus. Õpilaskodu on väga hea koha peal, kiviviske kaugusel Tallinna kesklinnast ehk siis hotell Olümpiani on umbes 5 minutit kõndida ja teine 15 minutit juurde, siis te juba ka täiesti longite, olete jõudnud juba Raekoja platsi, et sisuliselt olete Tallinna kesklinnas. Kui kaugel on õpilaskodu koolist? No ei ole ka palju, sõidate trammiga 2 peatust Lubjamäest ülesse ja oletegi kohal. Õpid hästi. Kõikidele õppevõlgadeta õpilastele maksame õppetoetust, selleks tuleb ainult avaldust esitada. Esimese kursuse õpilased saavad toetust taodelda pärast esimese perioodi lõppu ja siin me jõuamegi selleni, et meie õppeaasta on jagatud 40 nädalat nagu ikka, kõik õpilased koolis käivad, nii ka meil. Õppeaasta on jagatud 4 perioodiks, 10 nädalat, 9 nädalat õpitakse. 10. nädal on see, kus tuleb korraldada ära oma hindamised, arvestused. Pärast seda 11. nädal õppevõlgu pole ja võibki esitada taotluse õppetoetuse saamiseks. Maksame ka eritoetust, aga nende saamise tingimused on siis juba tõsisemad ja tavaliselt ka natukene sellised kriitilisemad. Aga õppetoetust saavad taodelda kõik. Nii, kuidas meie infot leida? Kõige lihtsam, võtate lahti aadressi www.teeninduskool.ee, napsate seal sildile sisseastumine ja jõuategi dokumentide kirjelduseni, millal mida on vaja esitada, millal tulevad vestlused. Vaadake järgi, pole üldse keeruline. SAIS on avalik vastuvõtusüsteem, saate esitada avalduse, leiate sealt, kas kõigepealt lähete, otsite konkursse või juba teate, et tulete meile õppima, vajutate lingile esita avaldus ja nii lihtne see ongi. Meie siis teiselt poolt võtame avalduse vastu ja igal juhul oleme rõõmsad teiega suhtlema, et kohtume Tallinna Teeninduskoolis, tule liitu meiega.